AG ja Beatrice analüüsivad Eesti värskemaid laule. Tšau, mina olen Beatrice. Ma arvan, see AG võiks analüüsida iseennast. Et miks ta ainult sitta on tootnud? Jõu, mina olen AG. Ja täna me vaatame, kas Eesti värskemad palad kruvivad või ei kruvi. Okei, ma natukene teen talle üleliigselt natukene paha ka. Sest ma ei tea, kas see on ta viimane lugu AG-l. See lugu, mis tal on selle kuradi Lauraga koos tehtud, see on nagu tõesti üks esimesi häid lugusid. Ja viimane ta hea lugu oli, ma arvan, et Oks laiali või? Või siis jah, et mul on saab. No need klassikad. Need on klassikad, jah. Kui sa tuju hea, siis käsi kokku löö. Toimub siuke mingi... Kurli Stringsil ma ise ei kuula, aga no okei, üks hea laul on Kurlil minu meelest. On see, kus on see, kus ta räägib sellest mingist petmisest. Ja see vana ja see Kauges külas, see on ka hea lugu. Toimub siuke mingi country vibe. Ja Kättemaks. Jep, Kättemaks, jah. Ja teine on see Kauges külas, jah. Need on head lood minu meelest, nagu actually nagu. Ja just nendest on jumala head remixid ka tehtud nagu. Actually good take nagu. Nendest on nagu tõesti head remixid. Okei, ma saan aru sellest loost juba. Kui Silver oli väike poiss, Audrus, siis meil olid külapeod. Audru Jaanil tuled asjad. Aga ma ütlen, mind see laul absoluutselt ei kruvi. Seal esinesid see ei ole minu meelest hea lugu. Suhteliselt sarnast muusikat. Ja siis väiksel Silveril meeldis ilmselt tantsu lüüa. Mulle see lugu ei meeldi. Ja ma tunnen, et see lugu ongi hetkel siuke lugu, et kui oleks Audrus külapidu jälle, siis ma läheks nostalgitsema ja tantsiks kindlasti, võtaks Inka ilmselt tantsima. Ma ütleks ka, et see on siuke Maa Simmani lugu. Ma kujutaks küll ette ennast. Maa Simmani lugu see või? Nalja teed või? Maa Simmani lugu tahate või? Oi vittu, ma panen teile siukse Maa Simmani loo praegu. No nii. Olen sinu oma maa, kui mind sa vaatad, olen sinu oma maa. mu Otsus on jaatav. Siin ma ootan, paned mind sa lootma. Olen sinu oma maa, Dolce Gabbana. Vaat see on Simman, eks ole. Kui mingi jaanipäev. Kuradi jaanipäeval, siukest Läilat ei kuula mitte keegi. Ja no suvi on ju ka kohe ukse. Patune pool on kõik, mis ma vajan. Suvel pigem kruvib see lugu, aga hetkel mul niimoodi võib-olla ei kruvi, et oleks täitsa nagu vau. See ei kruvi, jah. See on prügi. Mina ütlen, et ei kruvi. Mina ütlen, et kruvib. Järgmine. Yeah, I'm so lucky. See on lucky. Mul võiks olla mitu, kuid ma vajan ainult ühte. Sul loodab silma laup ja mulle see beat meeldib, türa. Nagu mulle actually see beat meeldib. ripub nagu lühter su ma ütlen ausalt, lihtsalt beat'i pärast ma ütlen, et kruvib. Sest see on täpselt siuke lugu nagu kui sa sõnu tähele ei pane, siis ta on decent. Aga kui sa nagu tahad mingit mõtet sealt leida, no siis see ei ole see koht. Siis see ei ole kohe kindlasti see koht. Saab ka aru, tal on nii omapärane. Hipe. Ja riimis Homsu, aitäh sulle. Esimesest sekundist aru, et see on aru. Natuke Nublu vibe minu meelest, nagu see hääle poolest just. Aga kui see Good Take ja veits viskab küll, seda mõmine räppi vaata. see stiil on äge. Ja, aga minust on nii oluline, et eriti kui sa oled selline artist, kes on nagu pikalt olnud juba turul ja kui sa kogu aeg oled nagu sama tämberiga, siis mul tundub, et see nagu veits... Ja, Luki on Aropi lugu, jah. Mulle meeldib, mis Uku nagu teeb, et katsetab natuke mingit teist häält. Riimiskeeme ta ka, üldse ta on väga osav ju sõnasead ja flow skill on ka nagu hästi hea. Et ma arvan, et see beat on sama, mis õhtu saates Jüri tegi koos Babylõuste. Kusjuures on küll sarnane, jaa. See on actually good take. See on tõesti sarnane, jah. Jüri Utšakov õhturäpp või mis asi see oli. Vaatan, kas ma leian või?
No ikka tegelikult ei ole. Nii, tal on nii omapärane tämber ja on küll veits. Veits on küll, jah. Võib-olla ei kruvi. Võiks olla mitu, kuid ma vajan ainult ühte, sul loodab silma laup. Põmm. Aga siin on põmm. Saad aru, ehk siis, no on veits sarnane. Sest siin on põmm. Aga siin on põmm. Ja ta Aropis saab ka aru, ta on nii omapärane tämber ja riimiskeem. Et on veits sarnane küll. Natuke Nublu vibe minu meelest, nagu see hääle. Jaa, et ma arvan, et see lugu nagu lendab, et potentsiaali on lahe minu pilt ka. arust need viimased lood kõik on ju väga hästi läinud ka ja see on täiesti erinev nendest. Maverite, suurt tänud sulle kümpsi eest. Ma pärast lasen lood ka läbi. Ma pärast lasen Donna lood läbi. Ma olen massin. Pimpa, lähme teeme ühe limpa. Valge tüdruk tähendab. Ma olen robot. Ma olen masin ja ma olen sinu aju. Kas see on see mingi planeedi lugu või kelle lugu see on? Ma ootan sinu koodi, sinu käsku. Mina olen Päris äge. On jah tegelikult planeet, on jah. Kõlab huvitavalt. Planeet. kõige alguses oli inimene. Siis tegi inimene masina ja muutis selle enda sarnaseks. Mulle need planeedi lood meeldivad. Viimane lugu oli vist see mingi hapet, taevast sajab hapet ja mulle alguses meeldinud see lugu ja türa pärast mulle nagu hakkas meeldima see. Masin tehisintellektiks ja hakkas ise mõtlema. Sellest hetkest alates sai masinast inimesele viimse päeva arhitekt. Ma olen masin ja ma olen sinu aju. Ma ootan sinu koodi, sinu käsku. Mina olen tehisintellekt. Drop võiks nagu räpasem olla, ei või? Nagu mingi... Aga siin ei ole nagu seda... Siin on nagu... Siin ei ole seda... Ja nüüd võiks nagu räme kütte olla, nagu räme kütte, aga ei ole. Üldiselt need planeedilood mulle meeldivad. Kusjuures see alguses vaata, kui see mingi tekst oli, see mingi planeedi. Aga jah, see... See oli päris äge, ma jäin nagu kuulama. See lugu nagu pigem ei kruvi. Mis ta nüüd edasi räägib? Ei, planeet on üleüldse ju... Jah, ma ei tea, kas ta nagu igav beat on, aga hästi monotoonne kuidagi. Ammusest aegadest saati juba bängerit teinud, väga hea siuke DMB isa. Kruvib. Samas vaata nüüd natukene muutus beat ikkagi. Jaa, mulle ka kruvib. Mulle üldse planeedi looming meeldib, nii et väga lahe lugu. See Reket. Reket. Reket mulle näiteks vanasti väga meeldis. Ma mäletan, kui ma olin ajateenistuses ja siis ma sõitsin GD-ga ringi ja siis ma mingi plästisin kõllist ja mingit Reketit, kui ma sõitsin autoga ringi. Aga ma nüüd ei ole Reketit ei ole nagu niimoodi, neid uusi lugusid ei ole väga kuulanud. Pluutal oli mesimagus, nüüd on mõrumagus. Ja mingi 2017 ja mingi põksusin, kuulasin Reketit. Minu arust see on täpselt samasugune nagu kõik need eelmised lood. 2017. Peame kihla, et Sky Plus ja My Hits mängib seal jälle nii sodiks oma listis, et suve lõpus saad lihtsalt mõrumagus on meie teekond. Et see on jälle siuke lugu, mis ilmselt kuskilt maalt haakub sul endal kinni nagu Taukari lood, nagu ma ei ole mitte kunagi ühtegi Taukari lugu võnd peale, aga mul on kõik Taukari loo sõnad peas. Et ma arvan, et see loog on ka, et ilmselt varsti lendab siin nagu A-listi ja siis ta mängitakse sul nii, et sul hakkab raisk meeldima.
aga no ikkagi on see, et mõned artistid on populaarsed Spotify's, mõned YouTube'is, mõned on... Mõned Põlvas. Nagu üldiselt ma ütlen, et ei kruvi, jah? Praegu vähemalt. Peale seda kuradi... Paide piiri. Jumala palju on kirjutatud või mingid kommentaarid ja kuskilt ma olen lugenud, et me oleme... Aga no see on jällegi siuke lugu, mida sa võib-olla mingi... Ma ei tea, mingit League of Legendsit mängid või ma ei tea midagi siukest chilli teed arvuti taga vaata. Või noh, mitte isegi lolli, võib-olla noh, mida iganes. Mingit asja, kus sa ei pea nagu soundima vaata, siis tegelikult on võib-olla isegi täitsa chill kuulata. Täpselt need, kus ongi vaata mingid... Sest näiteks üks artist, kelle viimane album mulle väga meeldis, oli Sam. Aga ma üldiselt ei kuula siukest muusikat nagu Sam teeb, aga tema see viimane album mulle näiteks väga meeldis. Seda ma plästisin siis, kui ma mängisin seda Path of Exile 2 nüüd. Kui see välja tuli, siis ma mängisin seda Path of Exile ja ma kuulasin mingi 1000 korda seda albumit vist läbi algusest lõpuni. Põlvad ja Põltsamaad ja... Nagu reaalselt mingi 24/7 lihtsalt käis see. Eesti rahvas. Lõuna-Eesti rahvas on palju lahkusem ja mõnusam rahvas. Tallinnas, ja tead, mul on oma teooria, kuna me oleme nii palju... Ja need Sammi lood on nagu, minu meelest nagu, üks asi on nagu see, et nad ei ole nagu, noh, ta ei ole nagu peomuusika, on ju. Aga kui sa tegelikult nagu vaatad nagu nendesse sõnadesse sisse või nagu proovid nagu aru saada, mida ta nagu edasi ütleb sulle, siis eks see võib-olla oleneb, kui vana sa oled. Aga kui sa oled nagu siuke noh, täiskasvanud mees, on ju, aga mitte nagu nüüd ütleme noor mees, on ju, aga mitte liiga noor, siis need nagu sõnad töötavad, sest sa nagu saad ise ka aru, et sa oled ise neid asju kogenud, sa oled ise nendes samades olukordades olnud. See nagu saad aru lihtsalt, et see on nii relatable just täpselt. Et türa ma tean, millest ta räägib. Tallinn-Tartu ja see on see, mis nagu töötab minu meelest. Siis mul on oma teooriad välja kujunenud. Hästi, miks nagu väga hästi. Inimene on kibestunud ja natuke närvilisem? Ma räägin sulle. Väga lihtne. Vaata, Tallinnas on elutempo kiire. Inimene ärkab hommikul, vaata, mis kõrdi ummikud siin on. No nii, ma ei oleks kunagi osanud oodata, et ma kuulan mingit elunõud A-keelt. Et AG annab mulle head infi. Jube ummik, on ju. Kuidas ma elus hakkama pean saama? Hommikul oled närvis, on ju, seal ummikus. Siis loksud töö poole, siis ülemus on närviline, sest sul on jälle mingid asjad tegemata, on ju. Siis tööd koju, naine on närviline. Ei, siis sa hakkad koju minema, sa oled veel ummikus. Sul on närvid nii kapi otsas juba, vaata. Ja siis sa lähed nagu lihtsalt laivile ja sa ei suuda ennast seal ka vabaks lasta, sest sa oled lihtsalt nii närvis kogu aeg. Aga Lõuna-Eestis on nagu Hispaanias, manjana. Kiiret ei ole, kõik on chill, kõik on suht poemlased ja nad on nagu siirad, on ju. Ja samas ka teistpidi, et kui neil midagi meeldi, nad ütlevad nagu sul näkku, et see on täis True. See on actually true, though. Pask. Aga kui neil nagu meeldib, siis nad on hästi siirad, ülilahe, ülitubli oled, et nad on kuidagi... Ma isegi ütleks siirad, ma ütleks, et ausad lihtsalt. Neil ole nagu mingi... Kui meile midagi meeldib, siis me ütleme, et meile meeldib. Kui meile midagi ei meeldi, siis me ütleme nii rõvedalt, kui vähegi võimalik öelda on, et meile see asi ei meeldi. Plokk ees. Aga kui ta oleks sügisel kuskil hollikas mu peolane, siis ta oleks kurat küll jamareist, ma ei tea, pitsas väikese, polnud pusa kuhugi panna, tagi polnud kuhugi panna. Nad elavad ennast täiega välja, neil on jumala suva, kas ma ei tea, nad lendavad kuskile põrandale või mis iganes. Aga samas nagu esined Tallinnas, siis see on ka nagu tore, aga nad on nagu... Keegi peaks talle ka seda ausalt ütlema. No ma arvan, et talle on seda viimasel ajal väga palju öeldud tegelikult. Selles suhtes see, kuidas ta ennast... Salti aitäh sulle peremees 25 kuud. Aga see, kuidas ta ennast üleval pidas siis, kui oli see Eesti laul, ma ei tea, kui paljud teavad, aga Eesti laulul tema ei osutunud valituks. Ta jäi napilt Eesti laulust välja ja see, kuidas ta käitus peale seda, kuidas ta mingi ulgus, nagu sorry, aga ma ütlen nagu eit. No see oli lihtsalt nii rõve. Käis, tegi mingid Instagrami storysid, naine oli kuskil taga taustal mingi nutuse näoga ja siis see vend mingi karjub kaamerasse mingi, mida vittu, seal ei ole üldse vahet, kui hea see lugu oli või ei olnud, meile lubati ja meile ei antud, aga nemad said. Nagu tere, see oli lihtsalt nii räige vaatamine. Mul nagu absoluutselt igasugune respekt nagu kadus ära, sest no sorry, aga see ei ole see, kuidas mees käitub nagu. Kui sind ei valitud, ütled bad lucky, läheb edasi, aga no türa see vend lihtsalt ulgus ja mitte ta ei ütlenud nagu, et ta ei teinud ühte videot, kus ta ulgus, vaid ta lihtsalt nädalate kaupa lihtsalt vingus. Täitsa puts.
seisavad, laulavad vahepeal ja siis kui keegi mingit pilti teeb, siis nad on mingi oi. Ja, issand, mis teete? Et ühesõnaga vahet... Seda oli lihtsalt nii piinlik vaadata. Siis ühel hetkel on elus seal siuke staadium, kus süldimuss on bänger ja nii see Eesti on. Siis ta leidis mingisugune 40 erinevat põhjendust, et miks temal on õigus. Sellepärast ma olengi Tartust. Sellepärast sa oled Tartust. See Vaakini naine oli ka suht ennast täis või? Ma isegi ei viitsi. Pärnus. Jah, seda ka. Ma ütlen ausalt, võib-olla ebapopulaarne arvamus, aga põhjus, miks see Vaakin Eesti laulu ei võitnud, oli sellepärast, et see oli Sevaakin. Ja kui te kuulate seda laulu, mis see Sevaakini ja ta naise lugu oli, siis Sevaakini naine on musikaalselt rohkem gifted kui Sevaakin, sest see Sevaakini laulu osa, see oli lihtsalt, sorry, aga tule taevas appi, mis kuradi paska ma kuulan lihtsalt. See oli nii ilge lõugamine, ta lihtsalt räuskas, see ei olnud isegi laulmine, no. See ei olnud mingi muusika, ta lihtsalt räuskas, mingi kuradi kõrist kuskilt hinge põhjast lihtsalt karjus. See oli nii ilge ja siis samal ajal ma ütlen ausalt, ta naine, vähemalt ta naine ise väitis kuskil intervjuus, et ta ei ole kunagi mingi muusikaga tegelenud või et ta ei ole mingi lauljaks õppinud või mida iganes on ja. Siis nagu ma ütlen ausalt, tal see naine sai minu meelest nagu selles võtmes väga hästi hakkama. Et minu nägemus sellest oli see, et see Vaakin ise nagu keeras enda šansid seal putsi. Et see naine isegi tegi nagu suht okei töö, nagu ma isegi ütleks, et hea töö. Mul läks või vabandust tahtsin öelda. Aga muidugi mina ei ole mingi muusika hindaja, mina hindan seda, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi. Minul ei ole samamoodi mingisugust, ma ei tea, muusikalist haridust. Ei gruuvi. Pigem ei gruuvi vist. Võib-olla mingi 5 miinust arvab, et see on äge. No see on bänger. See on bänger, see on fakt. Unlucky, kui teile ei sobina. See on täpselt see muss, mida meie teeme, Silver. See muss või? See on täpselt see, kus meie esineme. See on Kaja Linkmanni tümps, jah? See on Lõuna-Eesti tümps. On, ikka on neile teda. Andke mulle 0,5 liitrit viina ja see laulja mul ei ole rohkem vajagine. No vaata, süldimussil on ka nagu süldimuss. See on 100% kruvib. Ma ei tea, ma mõtlen sulle, mis on hea süldimuss. Ellad on hea süldimuss, no. Ja kindlasti AG on, jah. AG on ka, see on suurepärane, see on süldimuss Eesti. No kurjad plaanid. Edvini projekt on, jah. See on nagu siuke, ja sellest vaibist sa saad siis aru, kui sa oled kogemata, ma ei tea, Triinu baari sattunud. Ma ei tea, miks AG ennast peab Simmani muusikuks. Minu meelest AG ei ole, ma ei ole kunagi käinud ühelgi Simmanil, kus mingi vend oleks nii kutid, ma panen loo ja siis ta tõmbab mingi, ma ei tea, mingi AG Peppu või. Ja siis hakkab mingi AG Peppu hakkab plästima. Ma pole mitte kunagi sellist asja kuulnud nagu. Buffalo pubisse. See on õige koht. See on huvitav koht. Yeah. Sellepärast, et siis te saate oma čakrad lahti, kui te käite Buffalo pubis või Triinu baaris. Pigem ma ütleks, et Hunt on Simmani muusik. Hunt on actually Simmani muusik. Hundi keskmine kuulaja, võib-olla ma teen talle liiga, aga minu meelest Hundi keskmine kuulaja on siuke 40 pluss või 35 pluss, ütleme, siuke naiste rahvas. No see on nagu bread and butter tema jaoks. Ta näeb siuke, ta näeb heteroseksuaalne mees välja ka, vaata, siis ta täpselt siuke, ma saan aru, miks need 35 pluss naised seda siin kuskil Lõuna-Eestis kuulavad ja mõtlevad, nii äge, et... Silver on seal isegi muusikavideo. Ja, seal isegi hellade muusikavideo. Ma nagu absoluutselt imesta. Ja ma ütlen, et see oli seiklusreisk. Jah, aga selle konkreetse looga minu arust see on nagu iga. Ei no see, kas ta on nagu päriselt hetero või mitte, mina ei hakka seda hindama, aga see, kuidas ta nagu, võib-olla ma nagu väljendasin ennast valesti, see, kuidas ta nagu välja näeb selles võtmes, et mingid, ma ei tea, mis iganes tatoveeringud ja mingid siuksed asjad, vaata. No olgem ausad, see läheb sellele seltskonnale lihtsalt peale.
Ei no see ei toimi jah. See nagu, sa isegi, ma ei oskaks tantsida väga isegi selle sa ei tantsigi. Et see, kas sa sellega nõustud või mitte. Sul lapsepõlves oli. Ma ei tea, mul isegi kõik... See Lõuna-Eesti üksik ema, see läheb kohe kuradi, nibud lähevad kikki, kui ta tatoveeringuid näeb, saad aru? See oli kruvi igatahes jah. Aitäh. See Keter Jaani. Keitu või? No saite nüüd. Patriisi dopamin lendas praegu stuudiolaest läbi. See on mu lemmik, pane veel. Ma õppisin selle kava ära selle tantsu järgi. Ma ei mäleta, kus kuidagi oli. Sina oled seda lugu nii palju juba kuulanud. Keter oli kunagi minu üks suurim iidol ja ma kuulasin kõikide laule kodus, kui ma väike olin, siis mul on kõik laulud siiamaani peas. Ja ma siiamaani fännan teda väga. Ta on nii nunnu. No see on mingi naiste teema. Ja minu arust on nagu äge, et ta, ma ei tea, mis tal see paus oli, mingi 5 aastat, et ta nüüd tuleb. Aga noh, ma saan aru, miks kõik seda mingi Ketterit haibivad nagu. Asju vaikselt. Eriti naised, nagu, need on mingi üles kasvanud selle muusikaga. Nagu see generatsioon, ma mõtlen. Sorry, Keitu, nunnu sa oled, aga see lugu mul ei, ma ei tea, ta on nagu istud autosse, taksosil Sky Plus mängib ja siuke tavaline raadiomuss. Okei, sellega ma olen nõus, et see on siuke klassikaline raadio. Ja ma tahan midagi erilist, midagi üllatab. Seda küll. Aga ma tunnen jah, et ta on kuidagi liiga, ma ei tea, basic. Mul sorry. Minul ikka kruvib. Jah. Naistekas, jah? Jasmiin äkki. Minu eest Jasmiin teeb üle Eesti seda nagu, mis ta teeb, aga trapi beat, ma ei tea, mind on nii ära tüütanud trapi beat, ma lihtsalt ei jaksa seda trapi beati kuulata. Ja, no mina ütleks, et kui ma olen ta neid lugusid kuulanud, ma selles mõttes ei erista, mis lugu on mis või mis pealkiri on mingil lool. Minu jaoks on kõik üks ja sama, nagu ühte patta. Mina arvan, et Jasmiin on nagu hästi valel turul, et ta on üliandekas ja vokaalselt väga osav ja noh, produ ja need beatid kõik on väga head, aga lihtsalt Eesti söö seda, et tal oleks vaja mingit head connectionit kuskilt välisturult. Mul tuli uni peale, kui see lugu käis natuke. See on see mingi naiste mingi riidepoe vibe, ei või? Nii et mina ütlen, et ei kruvi, aga see on täpselt mingi naiste riidepoe vibe, see muusika. Et Jasmiin on nagu hästi valel turul, et ta on üliandekas. Oled seal mingi pool higine juba, tahad juba nahhui saada, vaata. Ja siis naine ütleb, et vaatame seda siin veel, oota korra. Ja siis see sama pask plästib lihtsalt ja see on mingi maks higine, juba nägu on punane peas. See on vokaalselt väga osav. Ja see on täpselt see vibe. Need beatid kõik on väga head, aga lihtsalt see sama vibe on. Et tal oleks vaja mingit head connect. Aga ma arvan, et kuna me hetkel ütles, et siia praegu. Kruvib. Ei ole midagi teha, noh. Kui beat on juba nagu hea, siis üldiselt juba kruvib. Miks? Sellepärast, et kõige tähtsam on see, mis tunde see beat sus tekitab. Kui sul juba pea hakkab käima ilma, et sa selle peale mõtleksid, siis see on, noh, see juba on, noh, bad lucky. Isegi kui sõnad on pasad, siis see lihtsalt kruvib. Swag taud selle biidi peal. Triibu pasta. Ära filmi välguga, kui raha tubeldan. Mulle väga meeldib. Lihtsalt ma arvan, et sellega ongi... Aga selle triibu pastaga on see, triibu pasta töötab nii kaua, kuni nad teevad seda nii, nagu nad teevad, ma arvan. Sest kui nad hakkavad mingi professionaalseks seda ajama, siis ma arvan, et see ei tööta enam. Sama on näiteks mingi, noh, ma ei tea, kes veel mingid siuksed asjad, siuksed tegijad on mingid kuradi... Ma ei tea, need mingid marpsid ja mingid kuradi FMMB-d ja et see töötab ainult nii kaua. Kui nad hakkavad mingi, et okei, et nüüd võtame ennast kokku ja nüüd hakkame nagu päriselt nagu, noh, siukest kliinilist muusikat tegema, siis on putt siis. See on täielik pask siis. Et see peabki olema, või jah, näiteks väike pedevat, et see peabki olema siuke, ma isegi tea, kuidas see õige sõna on, aga see peabki olema siuke semisitt. Noh, võib-olla nagu halb öelda, aga nagu see peab olema siuke. Toores võib-olla, jah. See asi nagu toimibki, ma arvan, täpselt nii kaua, kui ta ongi siuke mõnus toores ja no just. Raidumine. See veits on nagu 5 miinuse vibe, aga lihtsalt nad on noorem. Ja minu arust nagu level edasi ka. 5 miinuse vibe.
5- vibe. Nagu 5 nagu see on ikka päris nagu korralik träna ja küte, mis nad panevad. Aga nagu jah, ma arvan, ta täidab 5 minni vibe, okei. Nagu turul selle tühja koha ära, kust 5- nagu lahkus ja nad on ju kurvad uudised all ka selles mõttes, et üks sama punt, see on lahe. Oota, 5 minnist rääkides, mis sellest kuradi russist sai? See, kes Hullarisse viidi, kas see sai välja sealt või mis sellest sai? Kuna ta oli mingi eelmine terve suvi oli vist seal Hullaris või? Või ta on ikka veel seal või? Tetris, jah? Mulle Triibupasta projekt väga meeldib ja kes teab. Sest mingid saated vändati sellest, et ta on Hullaris ja siis järgmine hetk oli 0. Võib-olla äkki kunagi teeb midagi koos. Kurat seda teab. Ma teen seda, vaata. Teen seda, jah. Ta sai jälle isaks või? Ta on isa olnud juba mingi, ma ei tea, mingi 4 aastat, 5 aastat. Ta läks oma naisest lahku ja siis ta ju sealt kuradi 5 minnist läks minema, sest ta arvas, et ta oskab paremini muusikat teha kui 5-. Siis ta ju hakkas enda seda kuradi mussi tegema. Siis ta sai aru, et tema muusikat keegi ei kuula. Ja siis tal sõitiski seal katus ära. Ja nüüd tal on uus naine. Okay. Reporteri naisega. Kuulata on mängumeeste vitamiin. Saksa tehase reive. See on täiega. Ja, ei, mulle meeldib. Ma olen praegu täpselt selles vaibis ka. Me oleme praegu samas vaibis. Siin esmaspäev. Tänasel päeval on küte on meie maitse. See Viinaingel on minu meelest ta parim lugu too. Selle kuradi Triibupasta parim lugu on Viinaingel. See Viinaingel on norm. Mulle meeldib. Siin on ka mingi koht oli, mis mulle ei meeldinud, aga üldiselt see Viinaingel on suht okei lugu. See oli esimene lugu vist, kui ma nagu sain aru, et okei, need vennad võib-olla nagu päriselt nagu teavad, mis nad teevad. Sest siin need sõnad on ka tegelikult siuksed semid, et nad on nagu, esiteks beat on nagu väga hea. Ja sõnad on siuke semi, et see nagu töötab äkki, actually. Aga beat juba teeb mingi üle poole töö ära nagu. Sai topsi viina timmitud, sellest õhtust meie nimed kokku tikitud. Sul kui instriips mäed, mul lipses. Kui raske Eestis olla. Kibu, aitäh sulle, palju õnne nuga. Et jah, ma ei tea, minu mõist see on nagu nende parim lugu nagu. Ma isegi siis, kui ma mingi, ma ei tea, süüa teen või koristan, siis ma panen ka sükest nagu ikkagi. Jumakat. Kruvib või kruvi, nagu ikka. Kruvib. Mõned lood kruvi. Püsigi lainet. Jaa. Esimene kommentaar, olete valmis või? Ma juba nägin. No nii. Kes need makaronipead on? Kirjutasin Liskeke 5 tundi tagasi. Neli tundi tagasi kirjutas Bakkar podcast, et tal käed värisevad. Oi, vittu ausalt, mis siin toimub? Kes need makaronipead on?